Kas sa teadsid, et on olemas 7 hirmu, mis takistavad meil jõudmast eduni? Omalt poolt lisaksin sinna ka hirmu esinemise ees, olgu see 2000 inimest saalis või esinemine kaamera ees, nii nagu mina seda praegu teile teen. Mina olen noorsootöötaja Helen ja fun fact, mulle ei meeldi kaamera ees olla. Isegi praegu mitte. Põlv väriseb, kätel on külm higi ja lihtsalt kuidagi ebamugav on. Ja just sellepärast peaksid sa seda videot vaatama, sest ma räägin sulle nendest kogemustest, mis on aidanud mind. Ja ära kindlasti unusta vajutada ka subscribe või telli, sest muidu sa jääd lihtsalt meie uutest videodest ilma, mis võivad sind igal alal aidata. You never know. Aga nüüd asume asja kallale. Niisiis, 5 head nippi ja nõuannet, kuidas sooritada üks edukas esinemine. Esiteks, ole sina ise. Hoia meeles, et inimesed soovivad näha sinu loomulikku poolt, mitte viimase detailini üles lihvitud ideaali. Inimesed soovivad olla võimelised ennast seostama kellegagi, kellele nad saavad vaadata alt ülesse. Võib-olla oledki selleks sina, kes sa seisad lava peal ja paratamatult nad vaatavad sulle alt ülesse. Teiseks, muuda esinemishirm oma kireks. Kui sa lähed lavale, siis sul käib ikka peas mõte, et ma kardan, see on hirmus. Pööra see ümber. Mõtle selle peale, et see on nii põnev, see on midagi uut, ma kogen midagi. Samamoodi mõtle ka sellele, et sa saad inimesi kuidagi teenida, sa saad nende päeva toredamaks teha, sa saad nendega jagada kas uusi teadmisi või lihtsalt vaimukat etteastet. Kolmandaks, esinemise kõige olulisemad osad on algus ja lõpp, et need harjutada, osale grupitöödes, väitlusringides, näiteringis. Seal sa saad uusi ideid ja vaatenurkasi oma esinemisele ja samuti ka tagasisidet sellele, mida sa teed ja kuidas sa laval käitud. Neljandaks, pea meeles, et publikus on 3 sorti inimesed. Auditoorsed, tundelised ja visuaalsed. Selleks, et sinu esinemine oleks edukas, pea meeles, et sa pead kõiki neid 3 sorti inimesi kuidagi viisi teenima. Siinkohal tuleb kindlasti rõhutada, et sinu esinemise ja kõnes sisust ja sõnadest olulisemal kohal on kindlasti hääletoon, kehakeel ja õigetes kohtades pauside tegemine. Ja viiendaks, hirm on lihtsalt sinu kujutlusvõime vili. Hirmu ja ärevustunde on täiesti normaalne ja seda teeme me kõik. Need 2 on meie igapäevakaaslased. Need olid minu 5 nõuannet sulle, aga pea meeles, et hirmu kontrolli alla saamine ei toimu üleöö. Selle kallal tuleb vaeva näha. Alusta tibusammudega ja ära karda ebaõnnestuda. Kui ebaõnnestudki, tõuse püsti ja jätka sealt, kus pooleli jäid. Proovi ja katseta, mis on just sinu jaoks see sobivaim lahendus. Jõuda sulle! Ära unusta vajutada ka subscribe või telli ning viska like, kui sa leiad, et sa võid leida sellest videost midagi, mis võiks sind aidata. Näeme järgmine kord. Bye!